mis nime sina talle annad? No jah, eks ta ongi meil jääkarussell siin. Kunagi sai natuke tehnikasporti teha, mõtlesin nimetaks ta Tuulingu ringrajaks, aga liiga lühike ring, et jäi karussell. Läbimõõt on circa 12 meetrit. Jääpaksus on kusagil, praegu just mõõtsime 20-30 sendi vahel ja kui arvutasin silindri ruumala, siis sain selle ketta kaaluks kusagil 25 tonni kanti. Initsiaatoriks oli ikkagi lapselaps ka, kes väga hästi oskab internetis igasugu asju seal nuppe vajutada ja vaadata ja veel vaadata ja siis veel natuke vaadata. Et ühesõnaga, et mingit tegevus ka ikka õues oleks ja enne tuppa ei saanud, kui ringi hakkas käima ketas. Nii, kas sellel tegemisel või ettevõtmisel on ka mingi kommertslik huvi? No ega muidu ei teeks. Kommertslik huvi on ikka tähelepanu võitmine, eks ole. Et homme tuleb siia Läti televisioon ja me korraldame siin tõukekelgu matkasid ja inimestel, et nad teaks seda tegelikult suletud piirkonna kohta, saaksid rohkem informatsiooni. Kui on olemas kodus selline tiik või suurem veekogu kodu ligidal, kui suur või kui raske ettevõtmine selline asi ettevõtta on, et jaga mõned näpunäited? No jah, kui nüüd julgust on piisavalt, et see jääpaksus seal ikkagi turvaline on. Esimene näpunäide on see, et seda raadiost joonistada jäiga materjaliga. Et mina tegin teda nööriga, aga nööriga ei suutnud ebaühtlast pinget hoida, siis ta mõne koha pealt tuli loper, kuna me pidime teda lihvima. Ehk kogu selle ketta tegemise aeg oli meil kusagil 3-4 tundi. Aga jah, ega muud ei olegi, et jääpaksus peab olema kindlasti õige, et mingeid voolukohtasid sealt alt läbi ei käi ja kindlasti peab arvestama ka seda tiirutamist, mis ööveldab seda jääd altpoolt praegu õhemaks kogu aeg. Et liiga pikalt seda lõbu korraga maitsta ei tasu, et vahepeal peab laskma ikka tal jälle külmuda. Kui kiireks on mõtet seda pöörlemist ajada? Ega peaasjad ringi käib, et ega siin kihutama ei huvitagi, jah, et ei soovigi. Mulle küll tuli sõpradelt soovitusi, et panna siukene 300 hobujõudu mootor, aga vaata siis tahad ikka maksimumi ja siis ei püsi peal enam, et siis lõbu jääb lühikseks. Ega midagi tutvust ennast? Minu nimi on Ants Sale, Tuulingu talu, Läänemaa. Ettevõtja, jah, just.